Keskkonnaamet tutvustas kolmapäeval Nursi külakeskuses toimunud arutelul loodava Keretü looduskaitseala kaitse-eeskirja eelnõu, mille abil soovitakse tagada elukõlbulik keskkond Kaitseväe Nursipalu harjutusväljakul elavatele metsistele, kotkapaarile ja teistele kaitsealustele liikidele. Kaitsealal on kaks põhilist suuremat, üks on merikotkas, metsisala suuresti, taimedest king, mis on siin piirkonnas haruldane, see on tüüpiline selle piirkonnale. Need on need põhilised kaitseväärtused ja osaliselt on ka juba praegu tegelikult kaitse all püsielupaikadega. Rõuge ja Sõmmerpalu vallas rohkem kui 1000 hektarile planeeritav Keretü kaitseala võtab pea täielikult enda alla Nursipalu harjutusväljaku, millest juba on 320 hektarit püsielupaikadena kaitse alla võetud. Olemaks kindel, et kaitseväe arendustööd kaitstavate liikide elutingimusi ei halvenda, otsustas riik mittetulundusühingu Inimsõbralik Nursipalu ettepanekul kaitseala moodustada. See algne ettepanek, et seda teha tuli siis kohalikelt Nursi inimestelt, kelle selge soov või nende huvi, mis paistab läbi, on see, et mingisugune õlekõrs leida ka rajatava harjutusväljade vastu, et see ala kattub ja jääb tervenisti Nursipalu harjutusvälja. Loomulikult riigina me peame tõsiselt võtma ja kaaluma, looduskaitseseadus kehtib ka kaitseväena samamoodi ja seda me teinud olemegi, analüüsinud kõik need faktid läbi, kogunud kokku erinevad tõendid, erinevad ekspertid ja siis leidnud, et jah, tõesti, et mingites piirides kaitseala loomine ja moodustamine põhjendatud. Kui Keskkonnaamet on veendumusel, et sõjalisel tegevusel pole kaitstavatele liikidele fataalseid tagajärgi, siis Rõuge valla keskkonnaspetsialist Jaanus Tanilsoo ei jäta sellest seisukohast kivi peale ning ennustab, et kaitsealused linnud hülgavad oma praegused pesitsuspaigad Nursipalus. Mina olen seisukohal, et tegelikult Keskkonnaamet selle lahenduse puhul ei ole kõikide huvigruppidega läbi rääkinud. Tegelikult kutsusin neid ka sellel koosolekul üles sellele, et saame korraks veel liigikaitsetega kokku ja arutame need detailid üle. See põhiküsimus on ikkagi piirides ja need on tõesti detailsed küsimused, et kus siis lõpuks see piir peaks minema, mis kahte kõige olulisemat liiki sellel alal, metsist ja merikotkast või siis õigemini metsise ja merikotka kaitset tagavad. Keskkonnaamet arvab, et nii metsis kui kotkas jäävad kenasti alles ja teie arvate, et... Mina arvan, et ei jää. Kaovad ära? Mitte päris, et ma arvan, et metsis ei kao nüüd kohe ära. Et see elupaikade kao või elupaiga kao mõju on pikaajaline, et see ei juhtu niimoodi üleöö, et kaovad mõnede kukkede elupaigad ära ja see kõik annab omakorda mõju ülejäänud mängule, kui me räägime metsisest. Merikotka puhul olen ma tõesti sellel veendumusel, et praegu selle rajatava sihtmärgi ala kõrval asuv merikotkas lahkub oma pesast. Kuigi Nursipalu pärast peetava lahingu 2 leeri näivad olevat kaevunud sügavatesse kaevikutesse, usub maavanem Andres Kõiv, et kompromiss looduskaitsjate ja riigikaitsjate vahel on võimalik. Mul on väga hea meel, et Nursipalu osas mitmed sammud liiguvad positiivses suunas, kus keskkonnakaitsjad ja riigikaitsjad teevad ühiseid jõupingutusi selleks, et leida lahendusi, et Nursipalu harjutusväljaks saaks välja arendatud. Ja arendatud siis selliselt, et võimalikult väike kõrvalmõju või väiksed kahjustused oleksid loodusele. Ka mina olen ise loodusinimene, ma olen ka ise jahimees ja hindan väga loodust ja loodusväärtusi, aga me ei saa ka ära unustada seda, et on meil oma riik. Meil on vaja riiki kaitsta, riigikaitseks on vaja väljaõpet teostada ja kui nüüd selle tulemusena 4 metsise kukke, millest teile jutt käis, kolivad kilomeeter või 1,5 kõrvale, siis tõenäoliselt see on see mõistlik kompromiss, kuidas tegelikult loodus ja riik, loodus saab kaitstud ja ka riik saab kaitstud.